Tere tulemast kööki. Käes on lõuna ja ma teen oma traditsioonilist pudru muidugi. Mu köögikene asub niimoodi nagu maja mõttes natukene keskel pool ja siis siin on selline aken ja toast saab liikuda või nagu läbi koridori saab liikuda siis magamistuppa. Nagu ma eelmises vlogis mainisin, siis minu kodu on nagu ringne ja siis ongi siin köögis on nii tore selline väikene nagu aken tekitatud või klaas vaadud vahele, et veidikene siis sellist naturaalset valgust ka kööki jõuaks, aga see annab tegelikult niimoodi, et kui köögis tuli põleb, annab nagu selles mõttes siia magamistuppa nagu manusat sellist õdusat tunnet. Aga jaa, nii et selline väike kööginurk on mul siin. Kõik on, okei, see pudru läks nüüd täiega keema. Aga köök ise on jah selline suhteliselt pisike, aga täiesti tehtav. Ma väga armastan seda väga ekstsentrilist tapeeti. Aga jaa, täna on esmaspäev, 3. märts. Me kohtume peaaegu kuu aega hiljem, kui ma esimest nii-öelda pesavideot, uue pesavideot filmisingi circa 6 aega tagasi, siis nüüd on 6 aega möödunud. Ja ma võin öelda, et ma olen mõnusalt ennast sisse seadnud ja uus kodu on saanud juba väga omaseks. Kõik on hästi, kõik on mõnus. Ahjuküttega ma harjusin nagu suht ruttu ära. Praegu on nagu ilmad juba täitsa sellised pehmeks läinud, ikkagi päeval on selline +3 + 5 kraadi sooja ja öökülmasid ei ole, nii et tänu sellele ka see kütmisperiood on nagu, või kütmine on pehmem ja sellisem tuba on, ei jahtu nii väga maha. Nii et jaa, kuu on möödunud ja on olnud väga mõnus. Perele on soolaleib korraldatud ja sellised, ütleme, kõik esimesed enam-vähem on selles kodus juba vist ära tehtud. Nii et jaa, aga praegu tuli lõunaaeg. Ma just siin filmisin, toimetasin mingeid asju hommikul, muid tööasju. Ja mul läks lihtsalt kõht tühjaks. Nii et mõtlesin, et alustame seda vlogi just siit hommikupõdru kõrvalt. Mul on jagada teile natukene uusi tooteid. Paar kingipakki, mis on nüüd minuni jõudnud. Nii et jaa, teeme selle pudru valmis ja siis räägime uutest toodetest. Üks, kaks. Minu kanalil tegelikult juba täiesti traditsiooniks saanud, et aeg-ajalt circa 2 korda aastas mulle saadetakse siis Essence'i ja Catrice'i uue kollektsiooni tooteid. Ma olen ikkagi Essence'i ja Catrice'i fänn olnud juba nii kaua vähemalt, kui ma olen seda kanalit teinud ja veel tegelikult enne seda ka. Ja nüüd, kuna viimased aasta ja natukene, kas me oleme viltu? Ja nüüd üle aasta natukene ma olen ju jälginud oma kõigi ilutoodete, kosmeetika, nahahooldus, keha, šampoonid, balsamid, dušikeelid, kõigi toodete siis Inki Score, ehk siis ma kasutan sellist äppi nagu Inki Beauty, et saada siis aimu, et mida need tooted sisaldavad ja kas ma tahan neid ka kasutada ja igapäevaselt oma nahale määrida. Ja ma pean ütlema, et tegelikult suures osas Essence'i Catrice'i toodete seas on väga suurel hulgal neid tooteid, mis on ilusa skooriga. Ja ma ka natukene vaatasin siia sisse juba, mingeid tooteid ka skännisin ja suures osas nad on super hea skooriga või jäädes sinna ikkagi üle 10, üle 12, 20. Nii et selles mõttes nagu väga hea töö. Ja kes ei teanud Essence'ist ja Catrice'ist mitte midagi, siis tegemist on Saksa brändidega. Nad on nii-öelda tütarbrändid, väga odava hinnaklassiga. Neid müüakse Eestis MyLookis. Saab ka tellida siis notino.ee e-poest ja neid on kohapeal müügil siis suuremates Selverites ja võimalik, et ka mingites koopides olen ma näinud. Nii et neid nagu on enam-vähem ikkagi päris hästi saada.
Aga vaatame siis koos siia sisse, sest et need on alati nagu nii põnevad. Ja Essence'ist alustame, need on toredalt selline tõesti väike reklaamlehekene alati siin sees. Tegemist on siis kevadsuvise kollektsiooniga. Siit pealt kohe leian nii nunnud sellised vistrikute plaastrid, mis on nagu nii nunnude selliste kujukestena või väikeste pildikestena. Meganumps. Ma ei kujuta ette, kas nad ka nagu töötavad, aga nad näevad vähemalt nunnud välja ja vistrikuplaaster isegi selles mõttes on ju efektiivne, et kui sa paned ta peale, siis vähemalt ei noki. Et ta lihtsalt kaitseb juba ka selle osas. Nii, siis on siin ühed mingid väga-väga volüümikad ripsmed. Ma ei ole vist ühtegi korda selliseid volüümikaid ripsmeid endale pannud. Huvitav, kas nüüd oleks aeg? Võib-olla. Siis on siin küünte tugevdamiseks lakk. Ütleme, et ka selliseid küünelakke ja läbipaistvaid ja pealislakke on Essence'il ja Catrice'il päris palju ja toredaid ja väga ägedaid värve. Ja mul on endal neid kogunenud nüüd aastatega ka päris toredalt. Siin on mingi selline väike lakikene. Nii, küünelakid on jagatud. Siis meigitoodetest on siin väga tore selline primer, see peaks olema niatsiinamiidiga ja siis natukene ütleme siis hägustama poore või sellised ebatasasusi nahal. Ma ei ole väga suur primerite kasutaja, aga vaatame seda asja. Selle üle ma olen väga-väga elevil. See on siis nende jumestuskreemi pulk. Minul tuleb värvitoonis 150. Selline. Saab üles keerata, ma eeldan. Ja korra vaatame siin käe selja peal. Toon tundub minu nahale isegi piisavalt hele. Ta on väga kreemine ja nagu, ütleme, pigem sellise väga kerge katvusega ja hästi lihtsasti läks praegu siin käe selja laiali. Ja tõesti selline nagu peaaegu no make-up. Ma olen selle üle väga elevil. Sest et igapäevaselt ma tegelikult, mulle meeldib nagu kergelt nahku ühtlustada, aga see ühtlustamine võiks olla selline pigem naha moodi. Ja selline pulgakene, jumestuskreemi pulk, siis selleks oleks nagu väga tore ja selline igapäevane toode, mida kasutada. Ta on tõesti väga õrna katvusega jäi, aga väga lihtsasti läks laiali. Siis natukene selline suurem potsik, see on nende vedel highlighter või selline särakreem, hyaluroonhappe ja niatsiinamiidiga. Korra peaks seda vist raputama. Vaatame korra seda ka siin käe seljal, kuna me juba siin neid natukene niimoodi koos vaatame. Jaa, see on see hästi ilus selline, nagu, issa, ma ei tea, kas siit on näha. Vist väga mitte. Vau, ta jääb nagu väga-väga kerge keeljas. Tal ei ole väga sellist, ütleme, põhjatooni, et ta jääbki nagu nahk ilusti kumama. See on väga ilus. Ma ei saa siit väga näidata, sest et selles valguses lihtsalt ei ole näha, aga see on kena. Ta jääb tõesti, siin ei ole ühtegi nagu sellist suuremat glitteri osakest ja imendub naha sisse väga ruttu. Peaaegu juba praegu ei kleepu üldse. Ja tulemus jääb selline pigem õrn. See tundub ka täiega tore. Siin ütleb ka, et võib siis kasutada üksi, ehk siis panna sellistele naha nagu näo kõrgematesse kohtadesse. Või kui sa tahad natukene näiteks oma jumestuskreemi selliseks valgust peegeldavamaks saada, sest ta tõesti ei ole tugev glitter, vaid annab sellise nagu väikse hõõgumise või glow, kui inglise keeles öelda. Et siis võiks ka lisada seda näiteks oma jumestuskreemi sisse on siin kirjas. Seda tahaks nagu kohe proovida. Ja selle nagu kombo võib olla ka väga ilus. Okei. Siis on siin selline väike duo kulmupuudrit. Värvitoonis 01 light. Siin nüüd ma näen küll esimesel kohal on kohe talk sisse pandud, mis ei ole see koostisaine, mida mina oma nahale tahan panna. Muidu üleüldiselt sellised kulmupuudrid mulle väga meeldivad, seepärast, et nende tulemus jääb väga-väga loomulik.
ja tavaliselt sellisest puudrist jagub ikkagi väga pikaks ajaks. Kahju, et nad on teinud selle talgiga. No mis sa teed? Järgmiseks on siin selline kahepoolse otsaga silmalainer. Aha, siin ühel pool on just, kui saab nagu teha laineri joont ja teise poolega, selle roosa poolega peaks saama seda siis kuidagi ka puhastada, sest siin on kirjutatud korrekt või siis korrigeerida. No, täitsa töötab. Vaatan korra seda korrekti ka. See töötab! Okei. Mitte küll nagu liiga hästi, aga selles mõttes, noh, võttis nagu vähemaks küll. Aga samas, kui ma nüüd üle tõmbasin näpuga, siis tuli kõik maha, nii et võib-olla saabki seda siis niimoodi kasutada. Siis siin on väike huuleläige, selline tundub läbipaistev. Ja huuleõli, mis on samuti läbipaistev. Hästi selline toredat elektriroosa pakend. Ja siis viimasena on Essence'ilt hästi tore toode, mille üle ma olen nagu väga-väga elevil, sest et see on nüüd üks meigi toodete klass, mis on hakanud, ütleme, väga suurt populaarsust koguma. Selleks on inglise keeles siis lip stain ja ka nagu huulepliiatsi stain. Ehk siis sellised tooted, mis tekitavad huulele justkui märgi või nii-öelda siis sellise stain on eesti keeles pleki, kui nüüd otse nagu tõlkida. Aga põhimõtteliselt on siis ta justkui markeri kujuline. Ma tean, et neid tuleb vist erinevast toonis, sest et minul on toon 01 Everyone's Nude Pink. Et sellega siis teha justkui huulepliiatsi asemel peaks ta püsima lihtsalt kauem. Ja siis oli ju ka Catrice, nii et vaatame Catrice'i asju ka. Nii, pealt kohe hüppas esimesena highlighter ehk siis särapuuder. Siin vaatan ka teisel kohal on kahjuks pandud sisse talki, mis nüüd ei ole nagu mulle väga. Siis, mille üle ma olen nagu väga elevil, on nende siis põsepuna sellised pulgad ja no see toon on lihtsalt nii ilus. Selline nagu väga kevadine roosa. Hästi särav, jääb selline natukene nagu arbuusiroosa, aga ei ole üldse. Väga mõnusalt läks laiali. Tuleb värvitoonis 010 Pink Sweetheart. Ma seda toodet ka skännisin juba ja ilus. Siis järgmiseks on huuletooted, mis mind väga kõnetavad ka. On sellised justkui üles klikitavad huulepulga ja huulepalsami või sellise toonitud huulepalsami hübriidid. Siin on selline natukene nude väikse sädelusega ja siis punakas toon. Nende nimetus on Melt and Plump. Mul ei ole ühtegi sellist üles klikitavat toodet veel, nii et mul on väga elevil. Ja need säravad nagu mingi universumi kaugemasse punkti välja. Need on väga ägedas, väga ilus pakend. Huuleläiked, suurepärase sellise säraga tunduvad, natukene lillekas, natuke roosakas. Ja nimetus on Diamond Glaze. Lipgloss, huuleläige. Catrice'il on välja tulnud täiesti uus puuder, kes on nüüd meigi maailmas natukene nagu rohkem kursis asjadega. Siis ütleme juba hea aasta või natukene peale on väga suurt, ütleme siis sellist furoori tekitanud erinevad värvipuudrid ja just nimelt roosa puuder. Siis Catrice'il on välja tulnud siis just silma alla selline roosakas puuder, mis peaks siis andma ka sellist värskendust ja sära silma alla, et roosa natuke neutraliseerib ja annab tõesti sellist nagu üles ärgatud sära silma alla. Siis siin on selline Catrice'i nagu klassikaline huulepalsami moodi toode. See on äge. Soft Glam Stick. Jällegi tuleb nagu oleks see sama Essence'i toodega, tegelikult ei ole, ta on natukene sellisema tumedama tooniga. Minu jaoks jääb isegi kergelt bronzer, aga ta on mõeldud siis sellise pulga kujul ja kergelt sätendav või tekitab nahale nagu sellise ühtlustava ja kergelt, ütleme, glowy või sellise kumava efekti.
tooni mõttes on minu nahale ikkagi pigem tumedam, siin keskel on see. Aga tal ei olegi nagu nii tugevat sära võib-olla nagu ma arvasin. Ilusti läheb laiali. Ja ta jääb nagu selliselt nagu väga õrnalt kumama, et siin ei ole isegi näha, no see highlighter on mul siin endiselt veel kõrval ja see särab ikka palju rohkem. See vedel highlighter sellest Essence'ist. Et see stick jääb pigem selline väga vähe aimatav. Võimalik, et seda annaks isegi mina kasutada näiteks sellise kreem ja bronzer stickina, sest et ta on lihtsalt minu jaoks toonina nagu tumedam. Ja siis veel viimasena on 2 küünelakki, selline väga toredalt elektriroosa. Värvid on 018 Berry Styles ja teine, mille üle ma olen nagu väga-väga elevil, on selline lavendlikarva. Värvitooni nimi ongi 100 Lavender Whispers. Lavendlisosinad. Nii armas. Et see näiteks kevadiseks maniküüriks oleks nagu väga-väga ilus. Vaatame siis, millal ma jõuan nende katsetamiseni. Aga uued tooted jällegi teile väikselt siin jagatud isu tekitamiseks ja lihtsalt ka info jagamiseks, sest et võib-olla sul on midagi vaja või tahad näiteks midagi lihtsalt katsetada. Sest nende hinnaklass on lihtsalt tõesti väga-väga mõistlik. Tšauka! On õhtupoolik. Mina enam-vähem õhtu. Käisin väiksel jalutuskäigul ja nii mõnus oli. Päikeseloojangut natukene nägin ja sain nagu ütleme päevatööst ja toimetamistest ja filmimistest ja kõigest sellest muust toredast korra nagu välja lülitada ja nii hea on olla nagu, ma tunnen, et see kui olla füüsiliselt aktiivne või minna kas või jalutama, et ta nagu hästi puhastab kuidagi mõtted, meele, aju, annab energiat, kehal on kohe nagu nii hea olla. Ja nüüd olen ma siis kodus tagasi, ma hakkan ahju kütte panema, sest et ma ei ole veel täna kütnud. Et natukene teen ikka väikse tule alla, et see on selline mõnus ja hubane ka, väga hubane. Ma just panin siin elutoas lampe põlema ja kui eelmises vlogis oli minu lühter fookuses, siis selles videos ma jagan sulle hea meelega uut IKEA leidu. Ma ostsin IKEAst endale järjekordse siis lambi, põrandalambi ja jälle ühe puldikese ja jälle ühe juhitava ja timmitava lambipirni. Aga sel korral ma võtsin selle värvidega, ehk siis LED värvispektriga, mida saab siis vahetada ja mis annab nagu nii ägeda atmosfääri siia elutuppa, et ma olen nagu täielik fänn.
aga nüüd kütaks ahju, teeks õhtusööki ja oleks niisugune mõnus õhtune vibe kodus. Tere hommikust! On teisipäev, 4. märts ja ma olen tavapärasest rohkem elevil, sest trummipõrin. Anni läheb trenni täna. Ma olen tegelikult, ma olen nagu füüsiliselt ikkagi püüdnud ennast hoida aktiivsena nagu kogu aeg. Aga ütleme, sellist järjepidevat treeni tegemist nüüd viimasel ajal ei ole väga palju olnud juba sellepärast, et ma nagu kolisin ja kuidagi mingid muutused on olnud ja ma tundsin, et aeg-ajalt, jah, mingid füüsilised tasandil ma olin nagu rohkem väsinud ja ma käisin rohkem nagu pikematel jalutuskäikudel. Ma pole ammu joogat teinud või pilatest või mingit sellist tõesti nagu treeningut. Mingi hetk ma olin väga tubli ja tegin nagu kodus kogu aeg. Ja nüüd ma pole nagu väga ammu teinud ja kuna ma nüüd elan linnas ja mul on kodu lähedal lausa 2 erinevat MyFitnessi, siis oli aeg liituda, oli aeg hakata ennast liigutama ja ma lähen täna esimest korda trenni. Ma ei ole kindel, kuidas ma ennast tunnen pärast. Ma arvan, et hästi, aga ma ei ole kindel, kas ma üldse jõuan midagi kaasa teha. Ma armastan ikkagi, kuna ma juba mainisin joogat ja pilates, siis MyFitnessi mõttes ka. Ma armastan kindlasti kõige rohkem neid body and mind treeninguid. Mingi body balance oli aastaid tagasi mu nagu põhiline lemmik. Ja ma lähen täna ka body balance'isse. Kell on 9:43, see hakkab kell 12. Nii et mul ongi täpselt niisugune, et ma teen kerge hommikusöögi, sest ma ei suuda minna nagu söömata trenni. Et jah, ma ikkagi teen väikse hommikusöögi alla. Ma saan natuke tööasjadega toimetada ja siis minnagi päevasesse trenni. Minu jaoks on selline ennelõunane trenn kõige ideaalsem, sest mulle meeldib see, et ma olen saanud nagu hommikul ikkagi üles ärgata, süüa hommikul, natukene seedida seda toitu ja siis käia trennis ja siis teha lõunasöök ja võib-olla siis toimetada edasi või töötada edasi või oleneb, kuidas mul on päevakava. Et ma olen varasemalt olnud nagu järjepidev trennis käia. Mingid aastad ma käisingi nagu, ma andsin ise trenne, ma olen ka töötanud MyFitnessis, kui ma Viljandis elasin. Et ma ise andsin trenne, ma käisin ka teiste trennides ja see, kuidas see nagu mõjus mu kehale, mu ajule, mu meelele, mu enesetundele, kõik see oli nagu 100% parem. Ja ma tunnen sellest nagu väga puudust. Sest ma tunnen aeg-ajalt, et mul on nagu füüsiliselt kuidagi, ma tahan ennast nagu rohkem rakendada või nagu laiali või jõulisemalt kasutada, kui ütleme lihtsalt tavapärane elu seda nagu võimaldab. Et ja, ma olen elevil täna hommikul. Ja, mis veel? Täna peaks saama ülesse minu köögilambid, millest ma ka eelmises vlogis põgusalt juttu tegin. See on võtnud aega või selles mõttes ka, et need väiksed detailid, nad loksuvad paika siis, kui nad loksuvad. Aga loodetavasti täna saavad siis need lambid paika. Ma olen selle üle ka tegelikult elevil. Täna on nagu 2 asja, trenn ja lambid. Et seda saan ka siis näidata, kui need lambid on tõesti üleval. Sest lambid on mul juba olemas, kõik asjad on nagu olemas. Ainult on vaja abikätt, kes need sinna seina sisse kruvib või trellitab, kuidas iganes selle kohta öelda. Aga jaa, ma nüüd jätkan oma hommikusöögiga. Siis natukene jõuab veel tööd teha ja siis trenni. Tere hommikust! Meil on lambid! Tere!
no päris nunna. Ja siis siia nurka ka, et oleks köögi tööpind nagu valgustatud rohkem, sest et siin oli nagu väga pime nurk muidu. Ja nüüd on niimoodi. Kui tore. Tere tulemast koju, lambid. Tere tulemast. Yes.